Tere tulemast tagasi, mina olen Julia Abram ja sa kuulad Eesti 100 loomaarsti. Nüüd ka Spotify's. Aega läks, mis läks, aga asja sai, nii et igal juhul nüüd te võite seda saadet kuulata ka Spotify's ja kõik need lingid, värgid on siin all. Mulle kohutavalt meeldib intervjueerida inimesi, kes räägivad oma ametist nii, et neil silmad säravad ja sa tunned, kuidas sellist nagu inspiratsiooni ja teotahet lihtsalt tuleb nendest välja ja ütleme nii, et pärast tänast vestlust on ka mul päris mitu väga head küsimust, millele mõelda. Tänane külaline on väga eriline. Ta on loonud oma ettevõtte ja ta on selles ka väga edukas. Ta usub, et loomakasvatus ja loomaarstid võisid omavahel oluliselt rohkem koostööd teha, sest et väga paljud suurloomade ainevahetushaigused, olgem ausad, ka väikeloomadel, on seotud sellega, mis suust sisse läheb. Täna on mu külas Anu Ait, tegevjuht Anu Hellenurme. Tere, Anu! Tere, Julia! Ja veel, et me sinuga nii Magnumi suvepäevadel kokku jooksime ja natuke rääkida saime ja mul on väga hea meel, et ma sain siia kutsuda. Sest mulle tundub ka, et sa oled ikkagi Eesti veterinaariamaastikul palju ära teinud, palju jõudnud ja sa oled kindlasti üks meie valdkonna eestvedaja. Aga räägi mulle, kuidas see kõik alguse sai? Kuidas sinust sai loomaarst? Tõesti, Julia, suur tänu selle kutse eest, et olen ka mõningaid podcasti lugusid kuulanud ja mis on väga inspireerivad ja tõesti panevad ka iseennast uuesti mõtlema, et kuidas see lugu kõik alguse sai. Ja tõepoolest, et mingi sarnasus on meis kõigis, et see soov tahta aidata ja märgata ja see empaatia, mis tegelikult meil on väga tugev nendel inimestel, kes loomaarstiks õppima lähevad, on väga tugev. Aga kuidas minu lugu alguse sai, et kui kuulates ka teisi, siis ikka kõik algab sellest lapsepõlvest. Ja mina olin väike tüdruk, kus ma mäletan juba 2-aastaselt olin oma vanatädi juures Kirepis, kus ma veetsin oma suved. Sest meie ajal oli ju see, et lasteaiad olime nädalases lasteaias paljud, et meie vanemad olid ju hästi palju tööl ja suveti olid lasteaiad kinni ja siis me pidimegi olema kuskil suvel kellegi juures. Ja loomulikult oligi see maal ja vanavanemate juures ja mina olin konkreetselt vanatädi juures. Ja vanatädil oli 2 lehma, sead. Ja nendega koos elades, sõna otseses mõttes koos elades, mina sain nagu selle väga tugeva sellise loomaarmastuse. Ja kui sa minu käest küsid, et kes on minu lemmikloom, siis minu lemmikloom on olnud lehm. Ja mulle väga meeldib just see maakarja ja punast Eesti tõugu lehmad. Et see Holstein, see on mulle natuke võõras, aga Lõuna-Eestis olid rohkem need punased lehmad, nagu öeldakse, karjamaal. Ja mul oli väga eriline suhe kukkega lapsena, sellepärast, et see kukkega oli meil selline lugu, et kui kukk oli noor ja mina olin ka väikene, siis kukk kogu aeg ajas mind taga. Nii kui mina välja jälle läksin, jälle kukk passis, kus mina olen ja ma olin nagu püsti hirmul kogu aeg selle kukke pärast. Aga siis ma hakkasin temaga sellist mängu mängima ja eks see iga aasta ta läks vanemaks ja siis ühel päeval vaatasin, kukk ei jõuagi enam joosta. Me ajasime teineteist taga tegelikult ja siis ma vaatasin, et kukk ei jõuagi enam joosta. Ja siis mul tekkis hoopis teistmoodi tunne ja siis ma hakkasin teda poputama ja ühesõnaga me leppisime lõpus ära, aga see oli hästi tore lugu, kuidas me selle kukkega mängisime ja tema mind ajas taga ja siis mina mingil hetkel teda ja siis me mängisime sellist oma mängu. Ja ütleme, et kõik need tööd Vikatiga
niitmised, heinarõugu tegemised ja ma ikka mõtlen, et kui sa oled nagu väike laps, noh, ma olin kuni 12 aasta vanuseni olin ma kõik suved seal maal tädi juures, vedada 40-liitriseid nõusi käruga, käia poes leiva järel 2 kilomeetrit ja tagasi 2 kilomeetrit. Ja siis ma nagu mõtlen, et see oli nagu selline väga äge tegevus tagantjärgi, mis tollel hetkel mulle tundus, et ma enam ei taha. Ma mäletan, üks selline tore lugu oli, et tegime jälle heina ja mul oli sellest heina riisumisest ja kaarutamist, ma arvan, et ma võisin olla mingi 8-9 aastane, mul oli nii villand. Ja ma mõtlesin, et noh, mida ma teha võiks, et ma enam ei taha seal seda heina teha. Noh, ja siis ma mõtlesin, et ütlen tädile, et mul on nii halb olla, mul on süda nii paha, et ma enam ei jõua. Ja tädi vaatab mulle otsa, eks ta sai aru, et ma olen lihtsalt väsinud ja ütles, et hea küll, mine koju puhkama. Ja see rõõm koju puhkama töö juures minna, see oli nagu selline kingitus, et mul on, aga see nuputamine, et mida ma talle ütlen, et ma enam ei taha. Eks ma natuke valetasin, et mul on nagu süda väga-väga paha, aga tegelikult ei olnud mul häda midagi, ma olin lihtsalt tüdinenud. Ja kõik see lugu ikkagi selle lapsepõlves nende loomadega koos olemine, et sa, noh, pidime kogu aeg, noh, lehmad olid ju ketist, neid tikke sinna maha panema ja noh, ütleme selline, noh, ütleme uuesti jälle, et nad saaks värskemat, et nad ei oleks seal päev otsa ühe koha peal, et see pidev käimine. Ja teine asi, mis mulle väga meeldib ja tänaseni meeldib, on sooja piima joomine. Ja ma eriti nautisin seda, kui tädi käsitsi seda lehma lüpsis seal karjamaa peal, et ma panin alati oma tassi niimoodi, nagu öeldakse, tassi niimoodi ämbri juurde ja mulle eriti meeldis see piimavaht ja tänaseni, et kui mul vähegi võimalik on, siis mina olen hästi suur piimaarmastaja sõber ja tõepoolest mulle meeldib see sooja piimavaht. See on mul lemmik. See on nii äge, kuidas sa räägid, sest et mul kohe tuleb meelde kõik need hetkel vanaema juures suvel, kui oli vaja samamoodi heina kaarutada ja marju korjata ja siis see kõik tundus nii õudne. Aga nüüd ka samamoodi ma tunnen puudust sellest ajast ja nendest töödest ja nüüd iga kord, kui ma näiteks kodus marju korjan, siis ma mõtlen oma vanaema peale, et ta ütles, et mu lats, mine korja marju. Ja ilmselt selle sooja piima ja piimavahuga on ka, see on see tagasiminek turvalisse lapsepõlve, eks ole, ja sellesse hetke, kus sa tundsid, et elu on nii ilus ja nii äge. Aga kuidas sa siis veterinaariasse sattusid, et ma saan aru, et see soov loomaarstiks saada tekkis või vähemalt see side loomadega tekkis väga varakult, aga sinna on veel mitu aastat aega, enne kui päris ülikoolini jõudsid. Mis seal vahepeal juhtus? Ja see soov loomaarstiks tegelikult minul tuli gümnaasiumi lõpus alles. Et noh, ütleme, kui ma teadvustasin seda, et mida siis õppima minna, et ma mäletan, et olin vanaema juures, vanaema oli mul linnainimene ja olingi vanaema juures ja lugesin tollel ajal Edasit ja mõtlesin, et loen seal neid kuulutusi, noh, seal on need hästi tore oli tegelikult need kooli õppimise kuulutused ja tegelikult seal oli hoopis selline kuulutus nagu Väimela vettvelsker. Vaatan seda Väimela vettvelskrit ja mõtlen, et tõepoolest, et teadvustasin nagu seda, noh, ütleme loomaarsti nagu ametit, lugedes seda kuulutust ja siis ma nagu mõtlesingi seda, et ja kuna mul ema oli Nõunis ehk sellises Hellenurme, mis oli omal ajal väga-väga rikas kolhoos, Hellenurme kolhoosis oli ta Nõuni suurfarmis oli ta lüpsja ja ma väga palju veetsin ka aega siis ütleme seal farmis olles ja mida ma imetlesin seda, et loomaarstid tulid, aitasid, tegid oma töö ära ja läksid ära. Ja siis nad tulid jälle, tegid jälle oma töö ära ja läksid ära. Ja muidugi ma imetlesin nende autot. See oli Willis. See oli minu jaoks nagu kõige ilusam auto, mis üldse olla võis. Ja see igatsus selle Willist saada, siis kõik need sellised väiksed nüansid
millest ma sain aru, et kui ma gümnaasiumi lõpus, et mul on, ma hindan hästi palju vabadust või nagu sellist, millest ma sain aru, et miks ma treeneriks ei saa, et ma ei talu rutiini, et sul peab see hästi rutiinsus olema. Aga loomaarsti puhul, kui ma ütleme seda mõtet endale seal vanaema juures teadvustasin, mõtlesin, mulle tundub, et loomaarstidel on hästi palju vabadust, et ongi see nende töö. Ja siis ma mõtlesin ja teine tingimus, mul oli 3 tingimust, oli see, et oli see Villis. Ja 3. lugu oli see, et kuna vaatasin seda, et loomaarsti õppes ei ole matemaatikat, mul oli matemaatikaga selline natuke eriline suhe. Ta oli mul, ütleme, 3-4 seal, ütleme, aga ütleme, mul selle õpetajaga oli selline omaette lugu, on ju. Et sellest võib ka kunagi rääkida, kui on seda mahti, aga ei pea. Ja ma tundsin, et ma ei taha seda matemaatikat ja vaatasin, et loomaarsti õppes ei ole ka matemaatikat. Kuigi täna ma ütlen, et numbrid ja matemaatika on minu täna põhitöö. Et ma nendest, nagu öeldakse, seda, mida sa ei taha, seda sa ikkagi lõpuks saad. Ja siis tekkiski selline mõte, et aga Väimela Velsker. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma olen ju keskkooli lõpetanud, et põllumajandus, sellel oli Eesti põllumajanduse EPMÜ oli ta, et õpetatakse ka veterinaariat ja loomaarstiks. Ja kuna ma olin spordikoolis, siis väga mõju oli see, kui tulid spordikateetri õppejõud meie kooli ja tulid ja kutsusid meid EPA-sse. Ja siis ma mõtlesin, et Tõnu Luik oli see, kes seal meiega rääkimas käis. Ja siis ma mõtlesin, vaata, need kõik asjad jooksid. Ja kokku on ju. Aga tõepoolest, kui tuldi rääkima maaülikoolist, kasutan praegu nüüd sõna maaülikooli, et miks ka mitte, aga ma proovin saada veterinaariasse. Ja siis ma läksin kiirkursustele. Et tollel ajal olid enne eksameid olid kiirkursused, et sa õpid kõik need asjad uuesti üle, mis mida ütleks niimoodi, samamoodi, see oli suurepärane võimalus kõik keemiat, bioloogiat, kõik üle vaadata. Et see oli selline minu meelest väga hea start eksamite jaoks. Värskendus ja meeldetuletus suurepärane. Ma just mõtlen, et huvitav, kas tänapäeval ka midagi sellist? Et minu meelest see oli super asi, et sa käisid kõik need aluspõhjad jälle uuesti läbi. Ja siis sa lähedki eksamile ja ma mäletan, et bioloogia ma sain 5 ja valetan. Keemia sain 5 ja bioloogia sain 4. Ja kuna mul oli kirjandite kirjutamisega koolis väga keeruline, ma mõtlesin, et mina enam kirjandit kirjutama, ma lihtsalt ei julge minna. Aga siis olid mul sõbrad kiirkursuste ajal, kellega me seal koos olime, et hästi suur tugi oli just see, ütleme, nendel inimestel, kellega me koos olime seal. Et ei Anu, et kuule, bioloogia 4, keemia 5, et mis mõttes sa nüüd kirjandit kirjutama ei lähe, et niimoodi küll alla ainult ei taha. Ja sõna otseses mõttes lükati mind sinna kirjandi kirjutamise tuppa või sinna klassiruumi auditooriumisse sisse. Ja loomulikult ega mul enamus aega läks selle hirmu ületamisega, et üldse midagi paberile saada. Ja eks ma seal olin üks viimase, kes sealt auditooriumist kirjandi kirjutamisel ära läks ja ühesõnaga andsin selle kirjandi ära. Ja mis selle asja kõige prääniku pool on see, et mina ei julgenud enam seda kirjandi innet vaatama minna. Ja jälle need samad sõbrad läksime koos, et nüüd lähme koos. Ja siis vaatan seina pealt ja ma ei usu, ma lihtsalt ei usu oma silmi. Ma vaatan, et ma sain kirjandi K4. Ja see oli minu jaoks Aga tead, vaata, jälle see on minu arust ka selline asi, mis tuleb kogemuste ja tuleb keskkonnast. Sest et mina ka praegusel tänasel päeval ma armastan kirjutamist, aga keskkooli ajal ma täiesti vihkasin seda, sest et õppejõud tegi selle minu jaoks hästi raskeks. Ja kui ma selle eksami ära tegin,
ja ma tegin selle väga heade punktide peale, ma enam ei mäleta, mis ta oli. Ja õpetaja tuli, oi Julia, ma kuulsin, et sa said sellise hinde ja tema lemmik, keda ta alati niimoodi nagu umbes, et nii head kirjandid, kui aeg jeeli läbi sai, siis mul nagu, vot siis tekkis see eneseusk, vaata. Ja mõtle, et tegelikult see kõik on meie enda sees, see, kas me teeme ennast maha või me tõstame, et kui enesekindlalt või hirmuga me peale lähme, et me tegelikult teeme ära sellega vastavalt sellele hästi või halvasti. Ja vahel on vaja just sellise hetke, nagu sul oli, et sa läksid, tegid ära, ja tegelikult oligi hea hinne. Ja siis mul oli veel selline tore juhus, et kui kuna ma käisin ikka Otepääl päris tihti ja siis minu kirjandusõpetaja siis koolist, spordikoolist kohtas mind ja küsib, et Anu, et kas sa, kusjuures temal oli teada, mis hinde peale ma selle kirjandi kirjutasin ja küsib, et kas sa tõesti kirjutasid ise? Ise ma mõtlesin, et jumala, kes, vaata, ma ei tulnud selle peale, keegi võiks minu ees kirjandi kirjutada, me läksime ju passide alusel ju sisse, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et oot, ja mõtlesin, et loomulikult ise. Ja, aga vaata, see ongi, et minule, temale minu stiil ei sobinud. Just see hindaja küsimus on ju. Just. Ja kusjuures ma mäletan, ma kirjutasin Tammsaarest sellest ja mulle ja täna, kui ma vaatan nagu oma mõtteid ja oma tegevusi, et just seesama see kirjandus ja kultuur ja meie Eesti lugu, et ma juba siis väga-väga tähtsaks pidasin neid meie kirjanikke ja kuna ma kirjutasin Tammsaarest ja sellest, ütleme, kuna mulle väga meeldib filosofeerida, et siis tõenäoliselt see, mida ma seal kirjandis kirjutasin, läks hindajale meeldis. Kõnetas seda. Ja vot niimoodi oligi, et saingi veterinaariasse sisse ja kui mul on nüüd õigesti meeles, siis meil oli konkurss oli 2,6 kohale. Aga selle juures ma võtaks ühe sammu tagasi, et kui ma mõtlesin seda, et veterinaaria, siis ma tegelikult mõtlesin ka meditsiini Tartu Ülikooli, ütleme arsti poole peale. Aga jälle seesama eneseusk on, et sa tuled spordikoolist, meil tõesti oli väga palju. Rõhk oli mujal, on ju? Rõhk oli mujal ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ega ma ei olnud mingisugune keskkooli ajal ka mingi oivik on ju, mul olid 4, 3, 5, täiesti tavaline Harju keskmine, nagu öeldakse. Ja mõtlesin, et ei, et ma lähen ikkagi veterinaariasse, et seal on võib-olla natukene lihtsam. Aga tegelikult mul on nagu sellepärast meeles, et tollel ajal arstidel oli 2,4 kohale ja meil oli siis 2,6. Et meil oli isegi suurem konkurss kui arstidel. Aga täna ma ütlen, et see oli nii õige valik, et see lugu, mida ma täna nagu teen, see pikem on niimoodi, et toon hoopis selle mõtte juurde, et mida me ju kõik veterinaarid teame, et inimese arst on inimese arst, aga loomaarst on pigem ühiskonnaarst. Ja mulle meeldib see ühiskonnaarst olla või seda mõtet nagu ajada, et see meie tervis ja meie lugu on ikkagi selles, mida me sööme. Väga hea mõte ja ma tegelikult võib-olla jätaski selle ülikooli elu kui sellise vahele ja liiguks kohe ülikooli järgsesse ellu, sest et lootus saada hea töökoht loomaarstina, ma saan aru, et ei läinud väga lihtsaks sul. Ei läinud, aga ma ikkagi tuleks selle ülikooli juurde tagasi. No tule, no hästi, räägi, jaga. Et ülikooli juurde sellepärast tagasi, et mida ma just mõtlen, et mida me saaksime teha, et meie noored loomaarstid õnnelikult ja usinasti õpiksid ja toimetaksid, siis meil oli selline, oli kursuse vanemad ja siis meil olid sellised ametipostid nagu kultuuriorganisaator ja mina olin nendest üks kultuuriorganisaatoritest. Ja see töö, mida ma tegelikult täna teen, ongi üks suur organiseerimine kogu aeg. Ja see kultuuriorganisaatori töö, et see oli selline kursuse pulmad, jõulupeod, koosolemised ja võt need samad, ütleme, kooli väliselt ajalt koos oldud hetked hästi palju liitsid ja toetasid, siis mis meie ajal oli nagu hästi võimas, olid rebastepeod.
et Sangaste lossis, et meie kursus, kes me lõpetasime 93. aastal, oli viimane pidu Sangaste lossis, kus oli kogu teaduskond koos. Ja need olid sellised, nagu öeldakse, nagu kogukondlikud või sellised erilise tähtsusega koos viibimised, koos olemised ja minu meelest nagu see platvorm, et me neid asju tegime koos, andis ka väga head suhted ja tihendasid seda meie võrgustikku, sest sa teadsid ettepoole, tahapoole oma kursuse kaaslasi, et see loomaarstide võrgustik tänu sellele ka sellistele üritustele nagu, sest kus sa ikka neid väga tuttavaks saad, aga just sellistel koosviibimistel. Ja ma arvan, et ka see meie loomaarstide suvepäevad on väga-väga tänuväärne tegevus, et koos olemistest rõõmu saada. Kui inimesed veel rohkem tahaks koos olla, sest et ega väljakutse on ju see, et noored ei näe seda nii, nagu meie näeme, et ilmselt nende see ülikooli aeg on ka natuke teistmoodi ja võib-olla, ma ei tea, peab lihtsalt aktiivsemalt kutsuma, nii nagu sind ülikooli kutsuti. No just. Ja see kultuuri organiseerimine, ütleme, mis me seal toimetasime, see andiski tegelikult mulle hästi palju nagu, ütleme, sellist julgust tegutseda, haarata ja kogu aeg olid uued asjad, mida me korraldasime. Ja loomulikult oli mul niimoodi, et eks ma olin esimene, kes selle ruumi ukse lahti keeras ja viimane, kes ära ka koristas. Ma alati mäletan seda tunnet, et kui ma olin selle ukse lukuga keeramas, et enam ei korralda mitte ühtegi üritust. Mitte ühtegi, mul on nii villane. No siis läheb paar nädalat mööda ja juba hakkab siit sees kuskilt nagu uuesti kerkitama, mida teha, teeks seda, on ju. Ja siis sa saad ütleme sellise rõõmu nagu tagasi, on ju, aga no see on kordus. Ja siis, kui ma täna teen sama asju, ma tean, et mida ma tunnen kogu selle korralduse protsessi juures, ja samas ma tean ka, mida ma tunnen lõpus ja ma tean ka, mida ma hakkan jälle tegema, et mul kursakaaslased kinkisid sellise sünnipäevaks või sellise toreda sedeli, et kui sa hakkad midagi tegema, siis hoia ennast tagasi. Ja minu puhul on see, et ma korralikult ennast ka tagasi hoidma, et siis nagu saab selle tasakaalu, et muidu mulle see tegutsemise vajadus on nagu eriti suur vahetevahel, et siis saavad asjad nagu paika tagasi loksutud. Kuidas sulle see jõud tagasi tuleb? Ma korra küsin siia vahele, sest et olles ka selline inimene, kes tegutseb, aga ma tunnen, et ma olen vahel lihtsalt nii tühi, et enam ei taha mitte midagi teha. Et kuidas sa selle jõu tagasi saad? Kuidas mina selle tagasi saan? Esiteks ma magan. Ma tõesti siis mingi hetk on see, et ma luban endale, et ma mitte midagi ei tee. Mitte midagi. Et täitsa mõttetu olen nagu vahepeal tunnen, et ja siis mul hakkab nagu selline naljakas asi, et ma magan ennast välja ja mul on jälle need sõbrad või tuttavad või nagu selles mõttes, et kui ma isegi, kuidas ma ütlen, mul on inimesed, kellele nagu öeldakse vahepeal ka halada. Ja sa tahad nagu nutta, et sa lihtsalt enam ei jõua. Aga siis nad on kuidagi hästi toetavad ja ütlevad, et hei Anu, päris nii ei saa, et mõtle niipidi. Ja ütleme, et julgus olla haavatav. Ja kui sa saad, sul on sellised sõbrad, kelle juures sa julged olla haavatav ja ollagi, nagu öeldakse, täiesti ja ei pea olema kogu aeg niimoodi viks ja korralik, on ju, vaid see julgus olla haavatav. Ja minu meelest, kui sul on, nagu öeldakse, selline sõpruskond, isegi kui sa nende peale mõtled, siis see annab juba jõudu. Ja see, kus ma selle jõu saan, on pigem nagu see, et ma olen andnud oma tegevusele tähenduse. Miks? Ma olen vastanud endale selle, miks ma kõike seda teen. Ja kui samad hästi rasked punktid olid, et siis ma jälle vastan nendele miks küsimustele ja minu vastus miks küsimustele, miks ma seda kõike teen, on see, et ma väga armastan Eestimaad. Ma väga tahan süüa Eesti toitu.
ja ma väga hoolin nendest inimestest, kes selle põllumajandusega tegelevad. Sest kui ma vaatan, et sa teed 24/7, 365 päeva on kellegi töö, et meil oleks toidulaual, siis minul see kummardus, sest ma tean, et mina sellega hakkama ei saaks, kui ma peaks iga päev seal farmis käima, seal farmis olema. See on nii amet ja niisugune tänuväärne töö ja ma saangi neid aidata läbi, nagu öeldakse, sellise taustajõu ja läbi teiste tegevuste, et meie toidulaual oleks meie Eestimaa toit, Eestimaal kasvatatud toit. Et see annab minule jõudu, et ma tahan olla siin riigis. On väga ilus vastus. Ja ma panin tähele, et Pireti välja öeldud taustajõutermin kogub hoogu, sest sa ei ole esimene, kes räägib sellest ja ma jälle vaatan, kõik inimesed, kes tunnevad ennast taustajõuna, on tegelikult nii kuradi võimsad inimesed ja vaatad, mis taustajõud, sa oled põhivedaja. Aga jälle, me oleme inimesed, kes loovad selle keskkonna selle jaoks, et tippsportlased saaksid oma tööd teha maksimaalselt hästi. Ja sina oskad neid paralleele tippspordiga eriti hästi tuua, et olles tippspordi taustaga. Räägi sellest ka natuke. Ja et see tippspordi taust, see ongi tegelikult nagu see, et tippsportlasena sa peadki, tundub küll, et sa treenid, sa pingutad, aga selleks, et sul kõik oleks hästi, see toidulaud, mis meil oli spordikoolis, see oli nii rikkalik, siis kõik need treeningud, need laagrid, see ju kõik oli kellegi korraldatud. Ja kui ma mõtlen täna niimoodi, et see, kes selle medali kaela saab, siis konkreetselt mina ju tegelesin suusatamisega, need määrimised, kõik need varustused, kõik see, et sul on kõik olemas, see on kellegi, see on nii paljude inimeste töö ja ütleme, see taustajõud, see selleks, et meie toidutootmine täna nii tugevas tipus on väga paljuski seotud just selle meie väga tugevate taustajõududega, meie professionaalsete ekspertidega läbi erinevatel tasandil. Et kui tuua korraks see, et Julia, kas sa tead, mitu loomaarsti lõpetas 93. aastal? Ma arvan, et see oli kindlasti kõvasti rohkem kui nüüd 93. Ta võis olla seal 80-90 kandis. Kui ma ei ole küll ükshaaval üle lugenud, aga mul on meeles 100. 100 loomaarsti. See on täpselt see hulk loomaarste, mida meil on täna puudu Eesti turul. Ja kui ma vaatan seda pilti, et kes siis, kus on, siis PTA, Maaeluministeerium, lihatööstused, piimatööstused, farmid, ütleme nad on kõik igal pool ja isegi prokurör, meie üks kursaõde lõpetas cum laude veterinaaria ja tema läks õppima ju edasi prokuröriks, et meil on ka selles mõttes, et selliseid täiesti ka teise valdkonda läinud inimesed, aga nad on samas kõik olemas. Et ma tahangi öelda, et see tänu sellele, et meil omal ajal oli nii palju väga tublisi inimesi lõpetas, siis tänaseks nad on ja ütleme igal pool, nad on väga tugevalt ka oma elus hakkama saanud, siis see ongi see meie tänase toidujulgeoleku taustajõud. Ja need inimesed on edukad ja väga hea, et sa räägid toidujulgeolekust, sest et see on meil ju ka praegult väga ettevaatlikult mõõdukalt kehvas seisus ja mõõduka sõna all ma tegelikult ikkagi ilustan seda asja päris korralikult. Et mis sa arvad, mis me saame veel ära teha, et see toidujulgeolek oleks parem? Mida meie praegult praktiseerivad loomaarstid saavad ära teha? Mina arvan, et tänased praktiseerivad loomaarstid saavad selle jaoks ära teha, et ongi seesama karjatervis meie farmides ja just seesama ennetamine, et ega lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast ja meie tervis sõltub sellest, mis me sööme.
ja just seesama, et see tarneahela põhine koostöö, et me peame nagu vaatama nagu selle peale, et toidujulgeolekus ka, et kust me midagi ostame, mida me ostame ja kui me mõtleme selle peale, et meie poes, ütleme esmatootjatel on ju piima ja liha suhtes võta või jäta olukord, et kui kogu aeg käib kaubanduses, ütleme see hinnasõda, et piimaliiter nii palju või lihakilo hind ja nüüd on nagu see lugu, et et liha nii kallis ja kui ma mõtlen selle peale, et liha nii kallis ja kui ma mõtlen konkreetselt sealiha peale, siis kui inimestele tundus sealiha väga odav, siis rümba hind oli 1,20. See tähendas seda, praktiliselt iga sea pealt, iga tootja, esmatootja pidi 50 eurot peale maksma, et seda siga üldse, seda sealiha toota. Kuid tänaseks on tõusnud 1 euro võrra, ütleme täna on 2,50 rümba hind, siis mõtled, et 1 euro, 1,20, isegi 2 eurot. See on nii alatult vähe ja ma mõtlen, et issand jumala, et ükskõik, kui sa kuskilt võidad, siis tegelikult keegi maksab selle sinu võidu kinni. No just, ja kui sa mõtled, et palju saavad täna piimatootja piimaliitri eest ja palju maksab pudel vett, palju poes maksab piim, siis mõtled, et oot, aga see töö, mis selle piima tootmiseks läheb, siis me nagu nutame, ja teeme rallid selle ja kaubandus teeb rallid selle odava piimaliitri peale, siis minu meelest... Ja inimene võidab ju tegelikult ainult sente. Jaa. Et see ei ole koht, kus võistelda minu arust. Ja kui sa mõtled seda, et sa ei söö ju seda kilo liha korraga, sul on ju 200 grammi ja kui sa mõtled, et mis see siis see praad tegelikult on, toon väga lihtsa näite, on ju, et praegu ütleme kilo hakkliha maksab 5 eurot umbes, 5-6 eurot. Ja kui sa teed kotlette, palju sa saad 1 kilos kotlette ja palju sa seda korraga ära sööd? Et kui sa vaatad toidukorvi, siis põhitoiduained on väga olulised inimese tervisele, et me tihtipeale, kui ma vaatan kaubanduses, mida siis inimesed tegelikult toidukorvi panevad, siis põhitoiduaineid on seal väga vähe, et see ongi hästi palju poolfabrikaate ja kõik neid asju, aga minu meelest päris puhas toit, lihtsalt liha, lihtsalt piim, leib, see tegelikult, see ongi meie kultuur ja meie väärtus ja kui me sealt ostame riigihangetes, hinda hoiame kokku, siis alati ma ütlen, et need odavad riigihanked ju viivadki meie riigi nagu eelarve miinusesse, sellepärast et kui me vaatame sotsmaksud, käibemaksud ja kui me ostame ainult odavat kaupa, siis see ongi nagu ütleme, see kapitalism sunnibki, nagu öeldakse siin, mitte milleski siis midagi tegema, mis ei pruugi olla meile tervislik. Sa ei saa head kvaliteeti odava hinnaga. Tee, mis tahad. Ja olgem ausad, ma ka käin poes, vaatan neid liha hinda ja Leedu toode on võib-olla seal euro 2 ja Eesti toode on seal juba 4 kandis, topelt kallim. Miks me peaks eelistama eestimaist? Miks? Sest see on meie inimeste töö. See on nende inimeste töö, millega tegelikult täidetakse ka, nagu öeldakse, riigieelarvet, et jube lihtne on olla tarbija ja võib-olla tõesti teha IT-d ja mis iganes, aga toidujulgeolek ja riigi vabadus sõltub ka sellest, et sul on omaenda riigi toidulaud kaetud. Ma lähen küll jälle praegu liiga filosoofiliseks, aga ma olen sinuga täiesti nõus. Sest et jälle inimene hääletab oma rahaga ja oma jalgadega, mida ta tarbib. Kui tarbitakse ainult poolfabrikaate, siis hakatakse tootma ainult poolfabrikaate. Et seda, kuhu sa oma raha paned, seda hakatakse juurde tootma. Ja oma töös ma näen ka, et ma võin teha ükskõik mida lemmikloomade heaks, aga ma näen ikkagi, et see hind on nii oluline. Inimesed ei näe seda tööd selle hinna taga. Et võiks ju vahel eelistadagi eestimaist just sellepärast, et see on
me toetame omaenda inimesi, mitte ei toeta kedagi väljamaalast, mis on ka, kõike on vaja toetada, aga toetagem siis ikka oma inimesi. Ja ma toon hästi toreda ühe kohtumisel ühe loo ja rääkisin peakokkadega, ütleme peakokk, see on siis peakokkade president ühel kohtumisel ja siis ta ütleb niimoodi, et aga näete, et meie ju väärindamegi seda toitu ja tänu meile põllumajanduse läheb hästi. Ja mina küsin siis lihtsa küsimuse, et kus sa tood liha, kus sa tood sealiha? Hispaaniast, seal on palju odavam. Mis sa tea? Sa ei saa öelda, et sa toetad meie põllumajandust, kui sa Hispaaniast tood sealiha. See ei ole meie kodumaise sealiha tootmine ja toetamine. Ja kuna see ongi nagu see, ja siis ma ütlesin, et aga näed, samas sa tahad tasuta õpet, tasuta bussisõitu, aga kus see raha tuleb? See raha tuleb ju tegelikult ettevõtlusest, ettevõtjatest. Ja kui vaadata seda, on üks selline väga hea Maaeluministeeriumi poolt tehtud üks graafik, kus 2014, kui ma õigesti mäletan, on ettevõtja tulu läinud järjest allapoole, et tänu toetustele on meil üldse täna see põllumajandus sellises seisus, nagu ta on, aga kui ettevõtja tulu ei ole, siis ega mitte keegi ei taha elada toetustest. Me tahame õiglast hinda saada nii piima kui liha eest ja ma arvan ka seda, et tõepoolest tarbija, kui ta vaatab seda hinda, et miks ma peaks ostma, aga ütleme, kuna Euroopa Liidus on erinevad skeemid, erinevad võimalused ja kui ma jõuan nüüd ühe sellise väga olulise teema, mida ma praegu siin erinevatel tasanditel nagu räägime, on kvaliteetkavad ja kui paljud teised Euroopa Liidu riigid on teinud kvaliteedikavad, mis tegelikult tähendab nende oma turukaitset. Ja kui sul on oma turg ju korras, sul on isevarustatus olemas ja juba siis tegelikult annab sul ka seda lootust, seda hinda allapoole võtta. Aga kui sa nagu pead nagu veel võitlema sellega, et sul on isevarustatus, sa pead selle nõndelmõõdud odava sissetoodava nagu toiduga siin võistlema, siis see nagu tekitabki nagu selle olukorra, et kõik algab ju meist iseendist. Et öeldakse ju, Julia, seda, et ega laev ei lähe põhja mitte sellepärast, et meres on torm, vaid laev läheb või paat läheb põhja sellepärast, et paadis on auk. Ehk kui me ise endiga koostööd ei tee, siis ega see sissetoodav ja see import ja see ei päästa meid. Vaid just see on äärmiselt demotiveeriv. Kui sa annad oma hinge ära niimoodi, et inimestel oleks tervislik toit, eestimaine toit laual, sa teed seda toetustest, sest sa ei tule oma äriga isegi plussi ja siis veel nõutakse, et aga anna soodsamat hinda. See on lihtsalt nii kurb on. Tekib küsimus, et miks üldse keegi peaks tahtma eestimaist toitu toota, et aga telligi sealt Hispaaniast või kust iganes, eks ole. Too see Eestisse kalli kütuse eest, reosta natuke loodust ka siia juurde, aga saame odavalt kätte. Ja, et ütleme, et seal on kuskil on nagu ütleme loogika viga ja kui mõeldagi seda, et kui me tahame neid kvaliteedikavad täna teha, et see ongi seesama kodumaine teravili, kodumaine toit, kodumaine lugu, meie Eesti inimeste töö ja minu meelest, kui seda kõike nagu öeldakse ka koos mõelda, see tähendabki tegelikult erinevate valdkondade vahelist ühistööd. Ja see on ka, ütleme, koos ülikoolidega, teadusasutustega, ministeeriumi ja seadusandlustega, et kuidas me saame koos, nagu öeldakse, Eesti riigi eelarvet täita. Et see ei ole mitte ainult niimoodi, et kuskil keegi teine tuleb ja ei, ikka ise endal peame kõigepealt kodu korda saama ja kui mõelda seda, kuidas teeb Šveitsi, kuidas teeb Soome, kuidas Soomes on varustuskindlus. Varustuskindluse pakis on ka isegi maasikad.
liha, piim ja maasikad. Et Šveitsis on niimoodi, et kõik, mis on nagu Šveitsi märgiga, et nad eelistavad seda, sest nad on teadvustanud, et kohalikku toetades toetad sa ka iseennast. Aga lihtsalt see paradigma muutus tuleb lihtsalt meil endil ära teha. Ja nii, et, aga ma usun, et me oleme sinna teel ja kui me, nagu öeldakse, sellist ühiskondlikku tööd teeme, need kvaliteedikavad teeme, koostööd erinevate valdkondade vahel, siis ma usun, et see tänase meie tervis, öeldakse rahva tervis, mis on meie loomaarstide kätes tegelikult, on muutumas. Kas Põllumajandus-Kaubanduskoda on see platvorm, kus selliseid läbirääkimisi ja kokkuleppeid võiks sõlmida? Ja ütleme, see Põllumajandus-Kaubanduskoda lugu on ka tegelikult väga tore, et 2016, kui ma tegin nagu selle sama otsuse, et kuna see Eesti toidu lugu läheb minule väga-väga korda, et kandideerin ja minul on vanatädi proua Tiia Kriisa, endine Endla teatri diiva. Ja kui ma temaga reisil olin, siis ta küsis mu käest, et Anu, et tema aitas mul tegelikult selle miks küsimusele vastata, et aga miks sa sinna Põllumajandus-Kaubanduskotta läksid? Miks sa seal teed? Miks sa seal oled? Mis on see eesmärk? Ja ma vastasin talle ja siis ta ütles, et ei, see ei ole see. See ei ole see. Ja kui mõtlesin talle täpselt, nagu mul oli nagu väsinud juba või kuidagi nagu ta nagu kogu aeg urgitses seda miks küsimust ja kui ma ütlesin talle, et aga Tiia, ma tahan süüa Eesti toitu. Siis et lõpuks ometi tuli vastus ära. Ja minu meelest see on nii lihtne ja kui me kõik mõtleme selle peale, et miks me seda teeme, me tahame süüa Eesti toitu, Eestis toodetud toitu, et Eestis kasvatatud toitu, et see annab nagu ka selle jõu, on ju. Aga et võib-olla ma korraks põrgatan ennast tagasi, mitte nüüd tänasest päeva, vaid kuidas minust see Anu Aida visioon tekkis. Just, ma ka vaatasin, et kuidas me võiks jutu sinna viia, sest et ega aeg on meil piiratud, eks ole, ja me tahame teada, kuidas sai Anust Anu Ait. Ja, et see on tegelikult hästi tore lugu. See lugu algab sellest pihta, et kui ma siis 93. aastal lõpetasin teaduskonna ja ma mäletan, et oli Valges saalis, oli Narva maanteel oli meil seal viimane aktus ja pidu ja lauad kaetud ja siis ma läksin hommikul kell 6 bussi peale ja mõtlesin, et nüüd ma olen valmis loomaarst. Ja mul oli Hellenurme kolhoosist oli ka suunamine stipend, ütleme, olin selle farmi või ütleme selle kolhoosi stipendiaat ja mina ütlesin, et paljud juba muretsesid, et kuhu nad lähevad ja mis nad teevad. Mina mõtlesin, mul on töökoht olemas ja ma olin nagu üliõnnelik, ülirahulik. Ja läksingi siis mõtlesin, et nüüd ma olen diplomeeritud, kõige targema inimesena, kui ma sealt hommikul kell 6 Valges saalist ära läksin, et õnnelik ja nii edasi. Ja läksin bussi peale ja läksin ka siis koju, et ma elasin Hellenurmes, et see on nagu ka lugu, kuidas mu nimi on saanud Hellenurmeks, aga see on võib-olla teinekord see teema jutt, aga ja siis ma helistasin kolhoosi esimehele, et nüüd ma siin olen, et millal ma saan tööle tulla. Ja siis olid need Päidla sigalad ja Nõuni suurfarmid aga tegelikult hakkasid juba ju kolhoosid lagunema ja olid ju tekkinud juba need üksused ja need süsteemid eraldi omanikele. Ja siis mulle see tolleaegne kolhoosi esimees ütles niimoodi, et ma mõtlen natukene. Ja mina mõtlesin, ma olin Julia ikka väga enesekindel, et ma olin asja ju kõik need eksamid ära teinud ja omast arust tundsin ennast väga hästi. Ja siis ta ütleb mulle, et ei, Anu, mul ei ole sulle töökohta. Mu maailm kukkus täielikult kokku. Ma mõtlesin, et kuhu nüüd, mida nüüd? Ja ega seal maal sul ei ole ju mingisuguseid erilisi võimalusi, aga siis oli niimoodi, et kuidagi
aga ma olin selline usin ja ütleme niimoodi, et hakkasin ise kuidagi nagu toimetama seal eks seal tollel ajal oli päris palju neid ju inimestel neid lehmi ja sigu oma taludes. Ja siis põrsaste kastreerimine tuli mul hästi välja, sellepärast et tõenäoliselt ma olin äsja läbinud antiseptika reeglid, et mul õnnestusid kõik need operatsioonid ja eks see maal hakkas see suus suhu, see õikamine käima, et noh, et Anu teeb ja Anu on. Ja siis mul oli üks tore lugu ühe kassiga ja üks vanem, et see kass sureb ära, et tal on katk ja haige ja ei ole mitte midagi vaja teha. Mina, ega mul mingeid võimalusi ja ravimeid, mitte midagi mul praktiliselt ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et kas ta joob? Ei joo. Aga mul ei olnud mitte midagi muud Julia kui isotoonilist lahustust. Ma lihtsalt süstisin sellele kassile naha alla, et tal oleks nagu vedelikku, sest sest ma mõtlesin, et tal lihtsam oleks, tal oleks natuke kergem, et kui ta ei jõua juua, see oli nagu täiesti, ma ei tea, kust ma selle mõtte peale tulin. Ja mõne aja pärast või mõne tunni pärast, ma enam seda ei mäleta, tuleb mul siis see perenaine, ütleb, et Anu, tule vaata, kass ärkas ellu, mis siis on? Ja tule vaata, mis seal vannis on. Ühesõnaga, tegelikult sellel kassil ei olnud mitte midagi muud viga, ta oli söönud ära hakkliha koos hakklihapaberiga. Ja see hakklihapaber oli siis niimoodi, nagu ütleme. Kägerdatud. Ja tänu sellele, et ma seda isotoonilist füsioloogilist lahust talle naha alla süstisin, siis see vedelik aitas selle liikuma panna ja ta pääses, ta elas veel väga pikki aastaid. Ja vot sellised väiksed edulood, nagu andsid mulle ühesõnaga mul tekkis nagu mingi oma klientuur sinna maale. Ja siis seal oli ka kõrval oli üks suurfarm. Aga tõesti, nagu me kõik teame, et siis sellel ajal ju väikeloomi praktiliselt üldse ei õpetatud, et see oli mingisugune sisemine intuitsioon, mis pani sind nagu neid asju tegema. Ja siis oli seal kõrval oli suurfarm, Palupera suurfarm, kus selgus, et omanik ütles, et mul oleks vaja seemendustehnikut. Mina mõtlesin, et issand jumal, see seemendustehnik, et seda ma ju, meil ju professor Aidnik õpetas seda, aga ta ütles alati niimoodi, et see ei ole teie töö, teie töö kui loomaarstil on kontrollimine. Mis et okei. Aga kuna me olime ikkagi need võtted ja kõik need lihakombinaadis läbi teinud ja neid loomi seal katsumas saanud käia, mis seal ikka, proovin. Ja võtsin selle ametikoha vastu, et kui seemendustehnik, siis seemendustehnik, eks ma siis kuskilt peab ju alustama. Kuigi loomulikult ma hakkasin neid muid asju tegema seal järjest. Ja selle seemendamisega mul ikka läks ka väga hästi, sellepärast et seal oli üks aherlehm ja tegin talle emakajärgset ravi ja imet jäigi tiineks, et selles mõttes ka seal oli selliseid positiivseid elamusi. Aga see Anu Aida lugu hakkaski nagu sellest pihta, et kui ma nägin, mida need loomad söövad, mädanud küll, see oli nii raske aeg. Pahaks läinud silo. 94, keegi ei oskagi midagi teha. Ja siis ma kuidas mullikad aborteerusid, kuidas kõik see piimatoodang aastas oli, mis arvad palju pakub? Ma paneks mööda, kui ma pakuks 2000. 2000. Ja mis need lehmad praegust lüpsavad? Täna on, ma ei tea, 12-13 000 on ju seal. Lihtsalt, et saaks aru, vaata, kui suur see vahe on. See on nagu kolossaalne vahe. Ja siis mul käiski seal sõnnikurennis olles, ma tundsin, et kui ma nägin, mis seisus need loomad on, mul lihtsalt pisarad hakkasid jooksma ja ma tundsin, et kuidas ma saan neid aidata. Et see sööt, et ma võin, ei tea, mis ravi neile teha, aga see ei ole õige, et ma neid siin ravin. Ma pean kuidagi... Ravi on ju nagu plaaster põhimõtteliselt, sa nagu üritad suurt haava kinni plaastriga panna ja see ei aita kunagi, et just tulebki selle aluse juurde minna, milleks on sööt. Ja võt siis ma sain aru, kui vähe me saime söötmist, õigemini me ei mõelnud selle söötmise peale. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle söötmise peale ja kuidas seda teha ja hakkasin uurima, et tollel ajal ju internet ei olnud, siis õppisid ja vaatasid neid raamatuid
ja teine teema oli siis need vasikad ja see vasikate täna on ja tegelikult lüps ja jootis neid üle, hommikuks surnud, jälle söötmine, jälle jootmisvead, jälle sellised ja siis ma nagu ütleme, juhtuski seal selline tore lugu või noh, mis tore lugu, et ma hakkasin sõna võtma, et ma ei ole nõus sellise, et loomad söövad, et noh, ma hakkasin nõudma, nagu öeldakse, korralikku sööta või vähemalt mitte need mädanud külmunud kartulid andma. Lihtsalt hakkasin nagu selliseid asju tegema. Ja eks mul tekkiski selline konflikt, aga ja kuna see töö oli ka minul niimoodi, et ega mul autot ei antud, kõndisin 4 kilomeetrit jala, 4 kilomeetrit farmi tagasi või sõitsin siis selle koolibussiga. Et see oli nagu selline kannatuste rada, et siis ma mõtlesin, et ei, et noh, ma lihtsalt niimoodi ei jõua ja ütlesin selle töölepingu ülesse, et mina nagu ei jätka. Aga ja seesama, et kuidas ma saan neid loomi aidata ja siis, aga vaata, hakkab sul see protsess tööle, et aga mida siis teha või kuidas moodi teha. Ja siis oli niimoodi, et aasta oli 94 ja vaata seal Hellenurme kaupluses olid need mineraalid loomadel, seal oli suipool, kanapool, povipool, seal sellised kilosed pakid toidupoes. Ja siis mul hakkasin mõtlema, miks need sellised asjad siin on, et noh, tegelikult peaks mingi vettapteek olema või mingisugune selline asi. Ja siis mõtlesin, et mida teha ja kuna minu kursusejuhendaja oli endine Maaülikooli rektor Mait Klaassen, ta oli ka sellel ajal oli rektor, siis oli peahoone oli Riia tänaval ja noh, eks ma siis sõitsin sealt Hellenurmest bussiga Tartusse ja mõtlesin, et lähen siis meie kursusjuhendaja juurde ja küsin nõu, et kuidas siis seda äri nagu tegema hakata. Ja koputasin ukse peale ja rääkisin Maidule, mida ma mõtlen ja mida ma soovin ja Mait siis andis mulle ühe kontakti, et mine sinna, et tema tunneb seda härrasmehest ja et mine sinna. Läksingi selle härrasmehe juurde ja ma nimesi parem ei nimeta. Ja siis ta ütleb, ei Anu, see on nii raske amet, ära sellega küll selle äriga tegelema hakka, et ei mõttetu tegevused, nii raske. Mis oli ikka raske, siis raske, et noh, paningi nagu ütleme riiulisse selle oma mõtte. Aga kuna ma olen selline suhteliselt lobiseja tüüp on ju, räägin ikka Hellenurmes ka seal, et noh, sellist apteeki oleks vaja ja siis minu sõbranna ütleb, et aga Anu, Otepääle otsitakse vettapteegi juhatajat. Et muidugi kandideerin ja saingi Otepää vettapteegi juhatajaks. Ühesõnaga mitte milleski, siis hakkasin seda vettapteegi seal tegema ja kõige suurem äri oli mul piirituse äri tollel hetkel. See oli aasta 94. Ja siis noh, tollel hetkel oli ka see ravimite müük ja see nõustamise teema on ju. Ja ma mäletan neid hetki, kui ma olin seal juba mõned kuud töötanud on, et ega enam aru ei saanud, et noh, inimene tuleb ja räägib, et eelmine kord te aitasite seda ja kõik läks nii hästi ja ma tegingi nii, nagu te soovitasite ja kõik, ja kusjuures ma ei tea, kus ma need mõtted kogu aeg neid soovitusi andsin, sest selle oli ju siis, no just ühendus on ju. Ja kõige vahvam oli see, et noh, seal olid ju kõik loomaliigid ja siis ta tuleb, ega te ei ütle, et sa aitasid sel korral mu siga või lehm on ju. Siis mõtle kõigepealt, et huvitav, keda ma siis aitasin või mis loom tal seal kodus oli. Ja need olid ka sellised hästi huvitavad nagu vestlused on ju. Ja jälle hakkas suust suhu see lugu minema. Aga see, noh, kui öeldakse, ma olin juba selle teel rajal ja nüüd ma tulen nagu selle, mis ma ütlesin, et räägime ikkagi sellest kursusest on ju. Ja kuna meie kursus käib iga aasta koos tänaseni ja mina ka läksin kursa kokkutulekule. Läksin kursa kokkutulekule ja noh, kõik räägivad, mis nad teevad, kuidas neil läheb ja selline hästi tugev üksteise toetus oli. Ja siis minu kursuse vend oli Veiko Saluste ja ta kuulis, et ma olen seal Otepää vettapteegis ja ühesõnaga mõned ajad hiljem heliseb mul seal vettapteegis telefon. Tere, mina Veiko, mis sa teed? Tule Tartusse Prometi vestlusele.
oli selline hulgimüügifirma Promet ja läksin, olin nii õnnelik, särasin kui päike sel vestlusel ja kuidagi hästi, ma tõesti olin kuidagi seesmiselt hästi õnnelik. Ise mõtlesin küll, et seal ma kandideerisid seal väga tugevad inimesed, ma ka praegu nime ei hakka nimetama, aga nad on kõik minu väga lähedased inimesed, nii targad, kuumlaude lõpetanud ja ma läksin koju tagasi, ma nagu üldse ei mõelnud, et on nagu on. Ja mõne aja pärast helistab Veiko, et tule nüüd homme tööle. Homme tööle? See oli nagu mul niimoodi, et ühesõnaga ma pidin sisuliselt üleöö tegin selle otsuse, et ma hakkasin Hellenurmest Tartusse tööle käima. Ja see oli ka tegelikult selline tohutu väljakutse, sellepärast et Hellenurme ma pidin selleks, et Tartusse tööle jõuda, ma pidin 4 kilomeetri Palupera rongi peale minema, iga hommikiga õhtul koju tagasi tulema. Ja jälle ma ütleks niimoodi, tänu spordile olin ma väga heas füüsilises vormis, et see 4 kilomeetrit ei olnud mulle probleem. Ja muidugi ma käisin septembris kuni veebruarini siis niimoodi rongiga, aga siis jälle Veiko ütles niimoodi, et nüüd on see koht, kus sa pead Tartusse tulema. Ehk tegelikult jälle sõbrad on need, kes sind nagu hoiavad, toetavad ja mulle meeldivad need sõbrad, kes ütlevad nii, nagu asjad on. Kui mul on nina must, siis ma olen väga tänulik, kui ta ütleb, et mul on nina must. Sest kui kogu aeg pai sulle tehakse, see ka ei vii edasi. Ja mulle meeldivad ausad inimesed, kes ütlevad nii, nagu asjad on. Ja võt niimoodi läksingi sinna Tartusse ja Prometi ja siis Prometis ma kohtusin Andres Hellenurmega, kes oli Eesti Vabariigi esimene filosoofia doktor loomade söötmisalal. Et see on kosmos, see on lihtsalt niimoodi, et elu kosmos. viib sind kokku inimestega, kellega sa pead kokku saama. Ja sealt hakkaski, ma olin nii armunud tema teadmistesse, ma mäletan, et kui ma olin siin Prometis, ma müüsin ju antibiootikume ka ja ta küsib mu käest, et kas tülosiin on tartraat või fosfaat. Ma ütlesin, et issand jumal, seda ma küll ei tea praegu. Et ühesõnaga see kõik see lugu ja see, kuidas ma armusin tema teadmistesse, see loomade söötmine, see kõik oli mulle nagu, ma tõesti igat sõna nagu salvestasin ja sealt hakkaski see kõik see lugu nagu ütleme rulluma. Ja ma olin siis selles Eesti veterinaarvarustuses, seal müüdi ja ostati ja siis ma olin viimasel hetkel olin ka seal tänases Magnum Veterinaaria hingekirjas, aga siis ma olin juba Hendrikuga ehk oma väikse, olin lapsega kodus vahepeal dekreedis, ühesõnaga nagu öeldakse, naistel need võimalused ja siis ma tol korral ma mäletan, et ma Indrek Tammemäele helistasin ja kirjutasin, et ma nüüd lõpetan Magnum Veterinaaria tegevuses, aga ma ei olnud päevagi tegelikult tööl Magnum Veterinaarias päriselt tööl, et ma olin lihtsalt seal hingekirjas. Ja siis veel mõni aeg mööda ja siis me kodus, kuna ma hästi palju Andrest nagu toetasin selle tema nende äride tegemisel ja siis oligi Viljandisse tehti Feedline ja kõik see Eesti sööda ärilugu on ju siis tänaselt agrovarustuse Tarmo Lodi ja Andres Hellenurme ja me olime nagu kõik üheskoos seal ja kuidas seda Eesti söödatööstust edendada ja arendada ja sealt see kõik see alguse sai ja siis ja kuna mina olen nagu oma hingelt hästi selline, nagu ütleme, müügiinimene ja turundaja, siis otsustasime ja mõtleme, et aga proovime, et Anu, aga proovi ise müüa, et sa kogu aeg aitad siin teisi, et mida teha, kuidas teha, aga proovi ise teha neid asju. Ja tore õhtu, kus Andrese sõber Vahur Jaakma tuli koos Ülle Jaakmaga, tänase meie maalikult rektoriga külla. Ja arutasime seda asja ja kuidas seda võiks teha ja et ikkagi nimi peaks ka olema. Ja oli selline hästi tugev ettevõte oli nagu Anu Foto. Et aga miks mitte Anu Ait? Et Ait on ju see, kus hoitakse loomasöötasi.
ja sealt nagu see ait ongi. Ja kuna ma olin ka just läbinud Marju Undi juures Estonian Euromanagement Instituudi kasvustrateegia ja et kuidas siis seda ettevõtlust ikkagi edendada, ehk see minu lugu, mida ma Maidule siis aasta 94 rääkisin, õnnestus läbi universumi toega 99. See on siis 6 aastat pärast lõpetamist, eks ole? Ja kõik see lugu hakkaski nagu ütleme selline väikeste sammudega pihta ja ütleme niimoodi, et täna ma võin jah öelda, Julia, et ma paljud asjad sõnastan nagu tagantjärgi, aga see lugu, see tunne, et ma tahan Eesti toitu süüa, ma tahan loomade eest hoolt kanda ja minu jaoks loomakasvatus on vundament toidu tootmisel. Sellepärast, kui pole looma, pole sõnnikut ja ei ole ka lõpuks seda huumust. Ja see lugu, täna ma võin seda sõnastada selliselt, aga see kõik hakkas nagu sellistest, ma ei tea, lihtsalt kuskilt pihta on ja minu seest. Ja ma arvan, et kui sa enne küsisid, et kus ma selle jõu saan, siis mul üks tuttav ütles sellise lause, et vaata Anu, et sina teed seda, mida sina tahad ja see annab sulle jõudu. Meie, kes me kuskil oleme tööl, me peame seda tegema selleks, et see ettevõtlus ära elada. Jah, ära elada. Aga sa teed hoopis teistmoodi seda asja. Ja kui ma nüüd mõtlen selle Anuaida ja selle juhtimise peale, siis kui ma täna kuulan neid juhtimise podcast'e või mis ongi see, et kõik me räägime isejuhtivast meeskonnast ja siis ma kuulan seda ja mõtlen, tegelikult on minu sees olnud kogu aeg see isejuhtiv meeskond. Et ma tahan anda inimesele tähenduse, miks ta seda tööd teeb. Ja kui ma vaatan enda ümber, kes on, nagu öeldakse, Anuaidast oma tee alustanud, neid on väga palju. Loomulikult on üliraske, kui jälle keegi ära läheb, jälle mingid arusaamatused. Aga kui ma vaatan enda ümber, siis Julia, ma ütleks niimoodi, et on üks selline tore lugu, et parimal heal juhil on väga palju järgijaid, siis ma ütleksin, et minul on tõesti väga palju järgijaid. Et neid konkurente minu ümber on väga palju ja väga paljud on seotud Anuaidaga kunagi. Et seesama isejuhtiv meeskond ja ehk ma tahangi öelda, et ma nagu öeldakse, annangi sellele inimesele nagu tiivad. Ja ta lendabki siit minema. Iseasi, kas need tiivad teda ka pärast kannavad. Aga see inimeste julgustamine, inspireerimine ja see on nagu nii tähtis. Ja eks miks need mõnikord need vastuolud nagu tekivadki, et kas su südametunnistus on puhas? Kas sa teed seda, mida me kokku oleme leppinud või sa ajad oma äri? Ja kui sa hakkad juba oma äri ajama ja sa püüad, nagu ütleme, minu kõrvad seda kõike veel teha, siis lähevadki tegelikult, tekivadki konfliktid. Aga just seesama, et läbi südame puhtuse saab neid asju teha. Ja kui ma täna hommikul täitsa juhuslikult helistas jälle Veiko Saluste seoses meie kursuse kokkutulekuga, mis meil on nüüd kohe varsti 12. augustil uuesti, siis ma ütlesin, Veiko, et ma täna räägin sinust kohe nimeliselt. Ja täna sa ka just helistad, et see elu muutused, julgus kuhugi vastu võtta, teha midagi täiesti ebanormaalset, traditsioonilist. See tegelikult inspireerib väga palju neid järgmisi samme ka tegema, ja seesama kultuuri organiseerimine ja see kultuuri, nagu ütleme, see roll, siis ka kui ma aasta oli 2007, kui ma läksin Maaülikooli vilistlaskogu juhatusse ja siis ma sain ka aru, et ikkagi peab jälle korraldama hakkama ja me korraldasimegi Maaülikooli esimese, ütleme sellise suure, eks neid kokkutulekuid oli enne ka, aga et see 2009 see spordijoones 2400 inimesega kokkutulek, siis
jah, selle taga oli meie vilistluskogu juhatuse tiim ja see mõte ja see julgus tuligi minult. sa oled väga-väga inspireeriv ja see, kuidas sa räägid, ma näen, kuidas sa usud ja tõesti annad jõudu kogu sellele mõttele, mida sa siin edendada ju tahadki. Me peame muidugi saate juba kahjuks ära lõpetama, et sinuga võib täitsa täna õhtul vestlust jätkata. Aga nagu sa võib-olla juba tead, siis siin saates on traditsioon, et eelmine külaline jätab küsimuse uuele külalisele. Teadmata, kellele ta selle küsimuse jätab. Ja peab tunnistama, et me tegelikult oleme sellest juba isegi rääkinud, nii et kui sul on midagi lisada, siis sa võid lisada, aga sulle jättis küsimuse Ingrid Hang ja tema küsimus on, kuidas maandad enda stressi ja pingeid igapäevaselt? Kontrollida oma mõtteid ja puhata ja veeta aega parimate sõpradega ja olla tänulik selle eest, mis sul elu pakub. Tänulikkus iga hetke eest, sest lahendus on alati tänulikkusel. Ei ole mõtet muretseda homse pärast. Ole siin ja praegu ja mõtle, mis sul on kõik hästi. Ja sealt on võimalik edasi liikuda palju lihtsamalt. Kui sa mõtled selle peale, et sa oled terve, käed ja jalad töötavad, siis kõik tuleb ja läheb. Ja kui sul on hetkel raske, siis see möödub ja kõik möödub. Nii et naudi hetke, milles sa hetkel oled. Ilus vastus. Aitäh sulle, Anu, sinu aja eest ja aitäh sinu mõtete eest. Siin on kohe päris mitu olulist punkti kaasa võtta nii mul kui ka kõigil meie kuulajatel. Aitäh teile kõigile ja uute kohtumisteni ja hoidke rahva tervist, teie kui ühiskonnaarstid. Paratamatult jäi mulle kumama niimoodi nagu pähe mõte, miks. See ei ole esimene kord, kui ma seda põhimõtet kuulen, aga ma tunnen, et ma olen elus sellises kohas, kus ma peaksin taas kord üle mõtlema, mis on minu miks. Miks ma teen seda, mida ma teen? Miks mulle meeldib teha seda, mida mulle meeldib teha? Ja mida ma tahan selle kõigega saavutada? Mis on sinu miks? Miks teed sina seda, mida sa teed nii, nagu sa seda teed? Ma tean, eestlased. Me ei taha jagada oma mõtteid ja arvamusi, aga mõtle vähemalt iseenda jaoks. Ja kui sa julged, siis absoluutselt kommenteeri ja anna mulle ka sellest teada. Kohtumiseni järgmisel nädalal.